salvestuses pärast uuesti jälgitavaks ja see läheb siis üles meie veebilehele, kust sama lingi alt, kust täna sisse logisite, saate te seda siis hiljem ka vaadata. Siis sisu kallale. Me oleme selle taotlusvooru fookuse seadnud siis arhitektuuri ja disaini algatustele, mis seavad kohalikku kogukonda ja hoogustavad ääremaastuvate piirkondade arengut. Miks me selle fookuse muutuse ette oleme võtnud, on ühelt poolt just need kultuuri mitmekülgsuse ja kättesaadavuse põhimõtted, mis tulevad meil Kultuur 2030 arengukavast, aga samuti oleme ka teinud päris põhjaliku analüüsi eelmistel aastatel toetatud projektidest ja nende mõjust ja veel enam tulevad siis need muudatusettepanekud sellest, et kuidas arhitektuuri ja disaini valdkonnas just kõige strateegilisemalt rahastada just neid teemasid, mis hetkel teistest rahastusallikatest kaetud ei ole. Varem oli taotlusvooru fookus eelkõige just laste ja noorte arhitektuuri ja disaini tegevustel ja siis ka nagu laiemalt ühiskonnas arhitektuuri ja disaini teadlikkuse tõstmisel läbi selliste populariseerimistegevuste. Ja leidsime, et sellega iseenesest on juba arvestatav eesmärk aastate lõikes saavutatud ja võib ka öelda, et me oleme tegelikult siis selles mõttes vooru sihtgruppi laiendanud, nii et enam ei ole meil siis fookus ainult lastel, noortel, vaid kõigil vanusegruppidel. Samal ajal, kui varem on olnud nagu siis tugevalt projektides selline võib-olla asjaarmastajalik ja populariseerimise tõstmisele nagu seatud fookus, siis seda me soovime praegu laiendada rohkem sellisele professionaalsemale tegevusele. Vooru siis eesmärk ongi, nagu öeldud, siis avaliku ruumi kvaliteeti tõsta ja piirkondlikku arengut edendada. Ja see soovitud tulemus, mida me taga ajame, ongi see, et lisaks avaliku ruumi kvaliteedile tõuseks siis ka elukeskkonnas ja kogukondades laiemalt elukvaliteet, võrdsustuks piirkondade sotsiaalruumiline areng ja tugevneks kohalik identiteet. Et selliseid projekte, nagu on väga palju suurematest keskustest toetatud, tahaksime näha ka sellistes nii-öelda regionaalselt mahajäänumates piirkondades, kus eriti just arhitektuuri ja disaini vallas väga aktiivselt sellist kultuurielu ei voha. Ja me toetust siis annamegi nii disaini valdkonna ja sealhulgas siis tootedisaini, graafilise disaini, teenuse disaini ja teiste tunnustatud disainiharude ja siis arhitektuuri valdkonna, sealhulgas siis mahulise arhitektuuri, ruumilise planeerimise, sisearhitektuuri, maastikuarhitektuuri ja urbanistika projektidele. Ja mis siis nende ühisosaks peaks olema, on see, et nad panustavad selle avaliku ruumi kvaliteedi tõstmisesse ja et nende raames korraldataksegi avaliku ruumi aktiveeriv arhitektuuri või disaini algatus. Ja nagu ka sissejuhatuses juba ütlesin, siis kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete ja kaasava disaini printsiipide nagu elluviimine nende projektide juures saab meil siis olema ka otsapidi nagu mõõdupuuks. Ma olen siin lihtsalt inspiratsiooniks pannud visuaale projektidest, mida me oleme viimastel aastatel sellest taotlusvoorust toetanud. Ma ei hakka siin nimeliselt võib-olla kedagi esile tõstma, aga need on siin lihtsalt siis inspiratsiooniks. Ma räägin natuke sellest kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete ja kaasava disaini printsiipide teemast ka. Et üle Euroopa on viimase aastakümne jooksul hoogustunud just sellisele kvaliteedikriteeriumite ellu viimisele ja rakendamisele juurutatud või nende juurutamisele nagu keskenduvad tegevused.
kes teab näiteks võib-olla Miisi preemiat või Bauhausi tegevusi Euroopa Komisjoni poolel, need on paar nendest näidetest. Ja Eestis on meil selline dokument nagu kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted, kus on siis 13 kriteeriumina lahti võetud, et mis teeb heast ruumist hea ruumi. Need kriteeriumid põhinevad Davosi protsessil, kus on isegi natuke optimaalsema raamistikuna võetud siis kokku 8 kriteeriumit. Ja need 8 siis näevadki ette, et lisaks sellele, et ruum on otstarbekohane, et ta on majanduslikult elujõuline, et ta on teadlikult juhitud ruumiloomeprotsessis sündinud või et ta on kliima- ja keskkonnasõbralik, peaks ta ka olema esteetiliselt nauditav, kohalikku konteksti arvestav, mitmekesisust soodustav ja hea kohatunnetusega. Et need on sellised kriteeriumid, kus erinevalt paljudest teistest on nagu suur rõhk nii-öelda pehmetel väärtustel, mida tihti mõõdetavaks justkui ei peeta ja mis on ka tihti otsustusprotsessidest seetõttu välja jäänud. Aga Davosi protsessis on välja töötatud ka selline näiteks hindamisleht kontrolli küsimustega, mida oleme kasutanud näiteks isegi Ukraina peremajade arhitektuurikonkursil ja leidnud, et nagu selline kriteeriumite jälgimine tõesti viib projektid nagu teisele tasandile ja siin on oluline ka jälgida, et neid kriteeriumeid peaks käsitlema selles mõttes komplektina, kus ei saa ükski neist tegelikult jääda nagu tähelepanuta, et kui näiteks juhtimise poole pealt on protsess korruptiivne, siis ei vabanda see kuidagi välja seda, kui tegu on siiski näiteks, ma ei tea, väga kliimateadliku või keskkonnasõbraliku lahendusega. Ehk siis, et oluline on ka just neid kriteeriumeid komplektina käsitleda. Ja kõigi taotletavate projektide puhul me ka ootamegi siis kirjeldust, et mil viisil need siis kvaliteedikriteeriumitest lähtuvad. Need Davosi kriteeriumid on rohkem arhitektuuri ja planeerimise suunitlusega kirja pandud. Siin ka slaid nendest erinevatest tegevustest, mida enne ka nimetasin ja mis Euroopas just hoogustunud on nende kriteeriumite nagu fookusesse seadmise suunal. Aga siis disaini valdkonnas oleme selle vooru kontekstis võtnud siis kaasava disaini printsiibid aluseks. Need leiab juhendmaterjalist, mille nimi on kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine. Ja ma näen, et disaini valdkond on ka tegelikult juba väga pikalt olnud eesrindlik just selliste universaaldisaini ja nagu kõiki ühiskonnaliikmeid võrdselt kaasavate lahenduste juurutamisel ja taotlusvoorus siis tahamegi, et nendel teemadel oleks samuti võrdselt tähelepanu pööratud. Sinna taotluse keskkonda me paneme ka otselingid nendele dokumentidele, aga te leiate ka iseenesest sellest vooru määruse seletuskirjast nii nende nagu lühikokkuvõtte kui ka siis viited nendele algmaterjalidele, millest lähtuda. Siin veel näiteid eelmistel aastatel sellest voorust rahastatud projektidest. Kui me selle määruse muutmisega hakkasime tegelema, siis me tegime väikse analüüsi ka sellest, et mis on siis teistest rahastusallikatest toetatud tegevused. Ma ei hakka täna liiga detaili selle analüüsiga minema, aga lühidalt kokkuvõttes siis tooksin välja, et kui Kulka arhitektuuri sihtkapital toetab suures osas näituste korraldamist, ürituste korraldamist, trükiste väljaandmist, konkursside korraldamist, siis teemad, mida sealt ei toetata või ei saa toetada, on need, mis puudutavad siis just ehituse, remondi, renoveerimis, projekteerimistöid.
ja vara soetamist arusaadavalt ka, aga olukorras, kus näiteks avaliku ruumi elemendid või linnaruumi elemendid on justkui ka vara, siis on Kulka arhitektuuri sihtkapitalis olnud raskendatud just selliste avalikus ruumis realiseeruvate nagu ruumisekkumiste rahastamine. Samal ajal siis ka analüüsisime läbi, mis on need peamised nagu teemad, millega on meie juurde nagu raha küsima tuldud sellest taotlusvoorust ja leidsime, et see rahastus on jagunenud väga nagu võrdselt väga suure hulga erinevate teemade vahel, millest väga paljud tegelikult oleksid ka toetatavad teistest rahastusallikatest. Ja seeläbi siis otsustasimegi, et seada fookus tugevamalt just siis nendele teemadele, mis mujalt rahastust ei leia. Ja kui siin näidetes, mis on ka piltidel läbi käinud, on rohkem olnud rõhk just sellistes füüsilises ruumis realiseeruvatel sellistel ruumilistel sekkumistel, siis samamoodi on sellesse vooru teretulnud ka kas või näiteks virtuaalsesse ruumi mõeldud disainiprojektid, kui nad täidavad neid samu kriteeriumeid, et nad mingil viisil piirkondlikku nagu siis arengusse panustavad. Et neil ei pea tingimata olema ka üks kindel asukoht, see võib ka olla näiteks mingisugune veebirakendus, mis tegeleb näiteks asulate keskustega või disainiprojekt, mis näiteks pakub liidasüsteemi või midagi sellist välja, et ta ei pea olema tingimata just ühele füüsilisele lokatsioonile üles ehitatud, aga siis oma side tal just siis sellega, kuidas kohalikke kogukondi ja selliseid avaliku ruumi arenguid nagu hoogustada, see peab olema siis kõigi toetatavate projektide puhul ikkagi kaetud. Nüüd natuke üldist tehnilist infot veel siia juurde, et taotlusvoorusele rahastuse alam- ja ülempiiri oleme me seadnud siis vahemikku 8,000-st 40,000-ni. Me soovime toetada nagu siis vähemaid ja selgema mõjuga projekte kui varasemalt. Et varem on meil olnud palju projekte, mis on saanud osalise toetuse ja on olnud võib-olla ka oma nagu taotluse ülesehituselt natuke nagu üldsõnalised, jättes ka natuke vihjeliseks selle, et mil viisil projekt ikkagi realiseerub. Aga seekord on meil nagu fookuses see, et oleks väga aru saada, mis on selle projekti lõplik väljund ja kuidas see siis piirkondlikku arengut soodustab. Ja selleks me oleme ka nüüd seadnud kohustuslikuks selle, et taotlust tehes tuleb ka siis projekti kavand üles laadida. Varem siis see oli nagu lisana esitamisel vabatahtlik, aga nüüd siis on see ka kohustuslik. Ja vooru kogusumma on siis veidi üle 110 000, mis tähendabki, et saab siis toetada veidi üle 10 projekti nagu siis miinimummahu lähedal või siis rohkemaid projekte natuke suuremas hulgas. Kui nüüd on tegu projektidega, mis on sellest taotlusvooru raamist oluliselt suuremad, siis võib ka mõelda sellele, et sellest taotlusvoorust taotleda raha mingi konkreetselt raamistatud käivitustegevuste jaoks. Et ma siin lõpus toon ka paar näidet suurematest sellistest festivalidest või avaliku ruumi lahendustest, mis on samuti alanud kogukonna tasandilt ja nagu nendest ambitsioonidest kantult. Et võib ka mõelda, et tegu on siis näiteks kaasamisaktsioonidega, mille käigus nagu kaardistatakse nagu kohalike tunnetust oma elukeskkonna osas ja mis võib näiteks viia kas mingi arhitektuurikonkursi või disainihanke või mõne nagu suurema projektini, mille rahastus siis omakorda peab kuskilt mujalt tulema.
Aga muidugi eriti teretulnud on projektid, mis mingil kujul selle rahastuse eest ennast selliste taktikalise urbanismi võtetega ka ära realiseerivad. Usun, et taktikalise urbanismi mõiste teile küllap on tuttav, aga igaks juhuks ka kordan siis üle, et tegu siis ongi just selliste ootamatute ruumiliste sekkumistega, mis ühelt poolt aktiveerivad ja demokratiseerivad ruumi ja mis nagu lisaks selle elaniku elukeskkonna parandamise kõrval on olulised ka sellise nii-öelda debatti tõstva nagu fookuse poolest, et panna elanikud oma keskkonnast teisel pool mõtlema ja võib-olla läbi sellise lühiajalise projektiga tuua hoopis nagu selline suurem muutus selles, et kuidas saada nagu kogukond ise oma avaliku ruumidest ka aktiivsemalt kaasa mõtlema ja ka teisel viisil sellest panustama ja selle eest hoolitsema. Veel veidi tehnilist infot, et me oleme otsustanud siis, et toetatavate tegevuste sihtpiirkonnaks on küll kogu Eesti territoorium, aga välja arvatud Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad. Seda me otsustasime põhjusel, et Tallinnas ja Tartus on mõlemas olemas oma ruumiloome osakonnad, mis samuti tegelevad just kvaliteetse avaliku ruumi teemadega ja soov ongi siis sarnaseid arenguid ka mujal hoogustada. Ja lisaks, sellest leiab ka palju huvitavaid materjali kas või sellest viimasest inimarengu aruandest, et meil sotsiaalne ebavõrdsus on ikkagi väga tugevalt ka ruumilise väljendusega ja nii nagu halb elukeskkond võib seda ebavõrdsust võimendada, võib hea elukeskkonnaga ka püüda neid ebavõrdsuse tunnuseid keskkonnas siis vähendada või neutraliseerida. Ja nagu meie eesmärk siis olekski just sellistes eelkõige just ääremaastuvates piirkondades, kus tõesti ruumiteemade ümber on kõige tugevamad valupunktid, tõmmata nagu selle vooru tegevustega siis need arengud käima. Ja projektid siis peavad olema ellu viidud selle kalendriaasta jooksul ja nende kogu maksumusest siis nagu vähemalt 20% peab olema siis omafinantseering või kaasfinantseering. Taotlejate ringi me oleme käesoleval aastal veidi laiendanud selle näol, et ka arenduskeskused, kes varem ei saanud sellest voorust raha taotleda, kuna nad saavad Kultuuriministeeriumilt ka baasrahastust, otsustasime me siiski taotlejate ringi tuua, mõeldes just sellele, et neil on väga oluline võimekus selle vooru eesmärkide õnnestumisesse panustada ja et nii arhitektuuri kui disaini valdkonnas selline institutsionaalne baas on tegelikult väga õhuke. Ei ole väga palju erialaorganisatsioone, kellel oleks tõesti projektijuhtide palkamise võimekust ja olemegi siis taotlejate ringi nende võrra laiendanud just mõeldes, et võib-olla on neid siis vaja üht või teist projekti vedama, kus võib-olla mõnel väiksemal MTÜ-l või kogukonna grupil võib oma jõudu vähemaks jääda. Ja väga teretulnud on muidugi igasugune koostöö ka riigi sihtasutustega, aga taotleja rollis siis näiteks muuseumid või teised siis riigi asutatud sihtasutused olla ei saa, samamoodi ka kohalikud omavalitsused, kellega on väga teretulnud tugev koostöö, aga kes siin ise selleks taotlejaks olla ei saa, küll aga võib neid siis just partnerina välja tuua. Räägin natuke hindamiskriteeriumitest ka, mida oleme ka täpsustanud. Et esimesena olekski siis vaja välja tuua projekti asukoha valiku põhjendus ja piirkondlik oodatav mõju.
Nagu öeldud, siis osade projektide puhul on ka täiesti arusaadav, kui need ei realiseeru ühes kindlas füüsilises asukohas, tegu võib olla kas rändava projektiga või mingil viisil hoopis virtuaalses keskkonnas realiseeruva projektiga, aga ka sel juhul tuleb siis seda põhjendada ja tuua siiski välja, et millist piirkondlikku või kogukondlikku muutust see nagu siis projekt kaasa nagu siis tuua taotleb. Siis teisena hindame projekti väljundit, nagu öeldud, siis selle osas tuleb ka esitada manusena kavand ja peamine nagu selle punkti kriteerium, millest ka juba siis veidi pikemalt rääkisin, ongi just see kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete või kaasava disaini printsiipide järgimine. Ja need kaks kriteeriumi ongi meil siis kõige suurema kaaluga. Veidi väiksema kaaluga on meil siis hindamisel projekti valdkondlik kunstiline tase, uuenduslikkus ja nähtavus, siis meeskonna erialane kogemus ja sealjuures ka koostööpartnerite olemasolu ja vanus projekti elluviimisesse, siis ka projekti kogukondlik mõõde ja kohalike kaasamisprotsesse. See tuli meil sõelale ka, kui vaatasime läbi eelmiste aastate taotlusvoorude protokolle, kus pea igale teisele projektile sai antud juurde ka soovitus just kohalike kaasamist ja kogukondliku aspekti nagu projektis tugevdada või teise nurga alt läbi mõelda. Ja viimasena siis on meil hindamisel eelarve realistlikkus, kuluartiklite põhjendatus. Nüüd igaks juhuks toon ka ühe sellise võimaliku abimaterjalina välja sellise keskkonna nagu minuomavalitsus.ee, et juhul, kui taotlejate seas on neid, kellel on hea idee, aga ei tea täpselt, kuhu seda paigutada, siis minuomavalitsus.ee lehelt on võimalik leida siis need omavalitsused, kus elanike rahulolu oma nagu selle elukeskkonnaga on madalam, nagu siin slaidil seal vasakul ülemises sektsioonis näha, siis on võimalik siin võrdlemisi täpselt võtta välja kuni seal müratase või rohealadega rahuloluni, nagu siis need indeksi määrad. Samas toon ka muidugi välja, et omavalitsuse tasand on väga üldistuslik ja tõenäoliselt täpsema nagu sellise asukohavaliku soovituse saab siiski kogukondade endaga suheldes, aga see võib olla lihtsalt ka huvitav lähtepunkt, et Eestit natuke teise pilguga just selle elukeskkonna rahulolu osas nagu vaadata. Ja räägin veel läbi ka ajakava, et taotlusvooru info me oma veebis avalikustasime siis reedel, kust hakkas jooksma ka see 2 nädalat. 2 nädalat on siis see periood, mis meil on vooru info avalikustamise ja taotluste keskkonnas siis selle vooru lahtimineku vahel see kohustuslik aeg. Ja voor siis ametlikult avaneb 21. veebruaril, siis saab hakata toetuste keskkonnas juba lahtreid täitma, aga väga soovitan tegelikult juba siin ka eelneval perioodil taotlusega tööle hakata, sest kogu see vajalik info, kõigi nõutud materjalide, hindamiskriteeriumite ja kõige muu osas on ka siis selles taotluse korras toodud. Ja seal keskkonnas nende andmete sisetamiseks on siis kõigil aega umbes 3 nädalat, et siis 11. märtsini. Pärast seda meil tuleb kõigepealt nende taotluste vormiline kontroll, mille järel need edastatakse hindamiskomisjonile, kes siis need kõigepealt iseseisvalt läbi vaatab ja siis ühiselt kohtub, seejärel protokolli koostab. Miks ma seda nii põhjalikult ette loen, on see, et ma eelmistel aastatel olen ka saanud väga palju telefonikõnesid seal taotluste esitamisele järgneval kuul, selle osas, et millal juba on tulemusi oodata, aga siin on praktika näidanud, et kogu see protsess siiski võib ka 2 kuu pikkusele perioodile ulatuda. Et
ka need rahalised vahendid on võrdlemisi piiratud ja tahame ka need ikkagi võimalikult targalt välja jagada, et see niisugune strateegiline mõju nii arhitektuuri kui disaini valdkonnale oleks siis ka kõige mõtestatum. Ja hindamiskomisjon on meil samuti täiesti uues koosseisus. Eelnevatel komisjoni liikmetel oli ka saanud oma see nii-öelda piirmäär täis selle aja osas, kui kaua komisjoni liikmena tööd saab teha. Ja samuti on ka määruse muutuse kontekstis tundunud vajalik tuua erinevaid ekspertiise siia juurde. Et disaini valdkonna eksperdina on meil komisjonis Kristi Rummel-Kotisse, siis arhitektuuri valdkonna eksperdina Kalle Vellevoog, maastikuarhitektuuri eksperdina Anna-Liisa Unt ja lisaks oleme siis regionaalsete teemade peale kutsunud Tiit Tammaru ja taktikalise urbanismi teemade peale Elo Kiiveti. Võib-olla inspireeriv ennast kurssi viia ka nende varasemate tegevustega, sest siin nagu sarnaseid või siis taotlusvooru fookusega haakuvaid projekte on neil kõikidel ka varasemas praktikas. Ja me olemegi vaikselt tegelikult siin lõppu jõudmas. Võib-olla veel ühe kõige suurema raamdokumendina tooksin välja selle, et Kultuur 2030 arengukava, mis omakorda toetub siis Eesti 2035 strateegiale, räägib tegelikult ka väga hästi lahti selle, kuidas turvaline elukeskkond luuakse igaühe koostöös, kuidas selle kujundamisel tuleb arvestada kõigi inimeste vajadustega ja kuidas nagu elukeskkonna kvaliteedi puhul on ka oluline, et seda planeeritaks pärandit ja elurikkust hoidvalt, et inimesed oleks ruumiteadlikud ja et ühistegevus ja osaluse võimalused siis ka neid ruumiotsuseid parandaksid. Et ka see võib olla selliseks heaks raamistikuks oma nagu taotluse ideede paika loksutamisel. Ja nagu enne ka viitasin, siis tahaksin lõpus veel tuua paar näidet sellistest suurematest ja väga nagu selle projekti puhul ka üleriigilise nagu skaalaga projektidest, nagu näiteks hea avalik ruum, mille raames on tehtud korda hulk asula keskväljakuid. Väga paljud on ka nende konkursi võidutööde realiseerimise ootel, aga lihtsalt, et anda võib-olla ka mingi vihje suurelt mõtlemise osas ja mõelda, et mis on need esimesed arhitektuuri või disaini valdkonna tegevused, mis võiksid nagu siis kohalikus kogukonnas nagu vajalikud olla, et ka selliseid suurema skaalaga arenguid kaasa tuua. Samamoodi siin näide Vana-Kalamaja tänavast, mis sai ka alguse kogukonna projektina ja jõudis, eks ole, väga suurejoonelise teostuseni kavakava arhitektide poolt. Seal eeltingimuste poolel on veel lugematu hulk nimesid, keda välja tuua, alates Toomas Maaverist, aga ka näide lihtsalt sellest, kuidas ruum on kõigi asi ja selleks, et jõuda ühel hetkel selliste suureskaalaliste projektide teostumiseni nii-öelda püsilahendusena on väga palju eeltööd ja väga palju kaasamisprotsessi ja selles taotlusvoorus võib ka mõelda just selliste käivitustegevuste jaoks siis rahastuse taotlemist. Ja disaini valdkonnas on võib-olla need piirid isegi veel raskemad määratleda. Tõin siin välja Haapsalu graafilise disaini festivali ühe näitena. See pilt ei ole nüüd küll avalikust ruumist tehtud, aga lihtsalt ka, et tuua näide sellisest nagu väga teadlikult just ikkagi väikelinnas oma valdkondlikku nagu sellist tegevust hoogustavast projektist.
Ja ma kindlasti üht-teist unustasin, aga ma loodan, et siin küsimuste-vastuste voorus ja jõuame nende teemadeni ka, mis võib-olla praegu jäid katmata. Ma kohe küsiksin siin Marelt ma kõrvalt üle, et kas on mingi korralduslikke asju, millele võib-olla jäi praegu tähelepanu pööramata. Võib-olla lõpeta hetkel jagamine. Ma jagaksin enne, kui te lähete küsimuste-vastuste vooruni. Ma jagaksin korraks kahte veebilehte. Üks on siis Kultuuriministeeriumi toetuste all arhitektuuri ja disaini arendusprojektid, kus on üldinfo määrus, määruse seletuskiri, samuti muutmise seletuskiri, kõik olulised kuupäevad, aga ka viide taotlemise elektroonilisele keskkonnale. Siia tuleb ka tänase infotunni video, kes ei saanud täna vaadata või mõni asi jäi selgusetuks, saab selle jutu uuesti üle kuulata. Ja ma korraks lähen ka taotluste menetlemise infosüsteemi lehele ehk toetused.kul.ee. Siseneda saab siit mobiili-ID-ga, Smartiga, ID-kaardiga. Kui teil on probleeme sisse logimisega või teie asutust ei ole olemas ja te ei saa selle nii-öelda sisestamisega hakkama, siis pöörduge meie poole aadressil tms@kul.ee, saatke kiri, aga ärge tehke seda viimasel õhtul tund enne taotluse esitamist, vaid tehke ikka mõni päev varem ja te saate meie käest siis need vastavad õigused, kui te ise sellega hakkama ei saa või on mingid tehnilised probleemid. Ja kuupäevadest Johanna rääkis, 11. märts oli see esitamise lõpptähtaeg ja see on 11. märts kell 23:59. Ma taotluste menetlemise infosüsteemi praegu sisse ei logi, kuna meil taotlusvorm on veel siin testimisel, aga me loodame, et me saame selle TMS-is ehk selles süsteemis selle konkursi tegelikult avalikustada juba enne 21. aga hiljemalt 21. te seda saate vaadata ja täita. Ja kui on küsimusi, siis tms@kul.ee. Minu poolt praegu kõik. Ja veel Mare jätkuks on välja, et kes siin on varasemalt samuti süsteemi kasutajat taotelnud, et need põhimuutused, mida me hetkel seal vormis teemegi, ongi just see, et lisada eraldi lahtreid nii asukoha valiku põhjenduse ja selle oodatava piirkondliku mõju teemade katmiseks, siis eraldi lahter ka kogukondliku mõõtme ülevaate ja kohalike kaasamisprotsessi kirjeldamiseks ja siis eraldi lahter ka just nende kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete või disaini printsiipide rakendamise kirjelduseks. Et need saavad olema peamised muutused lisaks siis sellele, et ka projekti kavand on vaja manusena juurde panna. Kas Kadril äkki on veel ka täiendusi, et kas on midagi, mis määruse muudatustest olulisemat veel katmata jäi? Tere, mina olen Kadri. Mare ja Johanna rääkisid väga sisukalt ja täpselt need muudatused ära, nii et mul praegu midagi lisada ei olegi. Aitäh sulle! Küsimused, vastused. Küsimusi võib meili peal ka saata, aga kuna ma usun, et mitmed neist võivad suuremat ringi puudutada kui ainult ühte taotlejat, siis on väga teretulnud siin peegeldused ja ükskõik kui tehnilised küsimused ka praegu. Palun tõstke käsi, kes soovib küsida midagi. Iiris. Ja tere, eks suuremad küsimused kindlasti tulevad viivitusega, aga ma küsin praegu juba selle kaasrahastuse nagu elemendi kohta, et kui kohalikud omavalitsused ei saa olla taotleja rollis, kas siis kaasrahastus näiteks võib olla kohalikud omavalitsused, kui ei ole tegu nagu nende sisestatud avaldusega? Mare, kas sa kommenteerid seda?
Kaasrahastus võib olla kohaliku omavalitsuse poolt, ma saan aru, võib-olla Kadri mind juristina parandab, aga see 20% peab olema nii-öelda sellest nii-öelda taotletav toetus pluss 20% on see kogu projekti maksumus ehk see kohalik omavalitsus võib kaasrahastada, aga kohalik omavalitsus ei saa seda 20% nii-öelda. Endale siis justkui oma eelarvesse? No tema ei saa olla nii-öelda selle oma finantseeringu katja. Kadri, kas ma nüüd väljendasin selgelt? Ja, et ma ütlen üle siis selle põhimõtte, mis meil on aastaid kehtinud, et nõutud ulatuses oma finantseering peab olema oma panus, erasektor, ma ei tea, oma tulu, sponsorlus, 20% sees ei saa olla muu avaliku sektori raha. Ehk et oma panus on oma panus. Aga loomulikult on võimalik, et kaasfinantseerijana projekti kogumaksumus panustab ka kohalik omavalitsus või kes iganes siis teine avaliku sektori asutus. Aga selle nõutud oma finantseeringu sees vähemasti, see on see 20%, selle sees ei tohi olla muu avaliku sektori vahendid. Okei. Ja selle jätkuks ka üks küsimus sealt sama suurest juurde, et kas selle sisse saavad ka minna muud nagu raha, selle oma finantseeringu osa sisse siis saavad minna muud rahaliselt nagu otseselt mõõdetavad toetused, näiteks kui on mingid materjaliannetused, mida saab hinnastada, aga mis on kuskilt näiteks tootjalt annetatud, aga ei ole niimoodi töökulu näiteks väljamaksena nagu arvestatavad, tavaviisil arvestatavad kaasfinantseeringu elemendid. Ma siis täpsustan, et ka oma finantseering ehk et see 20% peab moodustuma meie meetme abikõlblikest kuludest. Ehk et need kulud, mis meil on meetmes abikõlblikud, need on lubatud oma finantseeringus näidata, need, mis ei ole abikõlblikud, need ei ole lubatud näidata. Nii et seda sama loendit seal määruses tuleb järgida ka oma finantseeringusse märgitavate kulude kontekstis. Tohib ma korraks sekkun, küsimus vist puudutas ka seda, et kas nii-öelda mitterahaline panus, mida on võimalik rahasse arvestada, on nii-öelda oma finantseeringu osas abikõlblik, siis minu andmetel jah, see on abikõlblik. Kadri parandab. Ja see on abikõlblik, kui seda on võimalik tõendada, et kõike peab suutma tõendada, kui me seda siis aruande käigus kontrollida tahame. Et sellises ulatuses on siis selline panus tehtud ja see peab olema ikkagi nagu rahaliselt mõõdetav. Ja ma ka lisan, et üks asi, millesse ma väga detaili esituses ei läinud, on just see loetelu muutus siis just selle osas, et mis kulud on abikõlbulikud, mis ei ole. Ja peamisena me tõimegi abikõlbulikesse juurde siis ehitusmaterjalide, haljastuse, avaliku ruumi elementide ja muud sellised siis kulud. Nii et ja Iiris, et need on täiesti ka nagu siis oma finantseeringuna aktsepteeritavad. See oli siis kommentaarini jätkuks sellele Kadri kommentaarile, et need peavad vastama nagu samadele kriteeriumitele, mida me määruse poolt siis nagu toetame. Super, aitäh! Veel küsimusi äkki? Võib ka jagada tagasiside määruse muutmise osas, sest jah, meie soov siin on olnud sihistada ja nagu strateegilisemalt nagu vajalikumad kohad tuvastada, aga et kui on selle osas veel mõttearenguid, siis võib ka neid peegeldada. Võib ka chati kirjutada, kui ei ole tahtmist sõna võtta. Mina ka tahaks veel väga ärgitada disainereid loovalt siin mõtlema, sest
Kui siin tegime viimaste aastate taotluste osas analüüsi, siis ikkagi oli see taotlejate ring kogu aeg arhitektuuri poole kaldu. Kuigi huvitav oli näha, et disainiprojektidel neid oli küll vähem, aga nemad said peaaegu täielikult rahastuse. Et oli vähem taotlejaid, aga nende taotlused siis olid jälle nagu põhjalikumad või täpsemad. Aga lihtsalt et tahaks ka otsida seda head ühisosa kahe valdkonna vahele. Tundub, et vist ei ole küsimusi. Viimased võimalused siin veel. Ma äkki veel ise viimase asjana siis korra näitaksin, kui ühtegi kätte ei ole. Lihtsalt veel ka seda, et kui te praegu hakkate tööle oma taotluse mõttega, siis samast arendusprojektide lehelt saabki siis määrusele klikkides selle riigiteataja lehe lahti, kus on kõik seesama info, mida ma praegu esitasin, aga nagu öeldud, siis ka veidi täpsemalt nii nõuded taotlejale, taotlusele, kulude abikõlbulikkuse info ja kõik muu selline. Miks ma seda välja toon on ka see, et iga aasta tuleb väga palju telefonikõnesid teemade osas, mis on siin väga mustvalge olemas, et ma ei tea, kas see riigiteataja keskkond kuidagi mõjub väga võõra või sellise tehnilisena, aga jah, et tegelikult on just see ikkagi see koht, kus kõigile küsimustele punkthaaval vastused saab. Siis tõmbame otsad kokku. Jaa, suur tänu kõikidele. Nagu öeldud, siis saate veel tagantjärgi meilidel ka küsida. Ma ei tea, kas meil on planeeritud, et kui tuleb kirjalikke küsimusi määruse muutmise kontekstis, peaksime me neid kuidagi avalikuks ka tegema või vastame siiski sel juhul ükshaaval? Me võime korduma kippuvad küsimused panna sinna lehele, kui on ikkagi näha, et midagi on jäänud absoluutselt ebaselgeks või see teema võib huvitada suuremat ringi. Et juhul, kui sellised teemad tulevad, siis me selle tekitame sinna. Okei. Aga siis ma loodan, et saite inspiratsiooni ja mõtteid. Mul endal vähemasti esitust kokku pannes oli küll tore näha, et nii palju asju on ikkagi avalikus ruumis päriselt teostunud ja mingit muutust toonud ja andis ka nagu veel rohkem kindlust selle osas, et just sellist nagu muutust on ka selle vooru ümber riivistamisel vaja. Et aitäh teile! Nägemiseni! Nägemiseni! Aitäh! Nägemiseni! Nägemist! Oligi midagi siin teha.